Rõõm, et te olete jõudnud. Meid on päris palju. Ma täna Madisele just ütlesin, et me peame oma koguduse inimesed peavad hakkama ettepoole istuma, sest suvel on neid külalisi ka, kes tulevad niimoodi märkamatult ju tõenäoliselt täna ka. Siis on kaks võimalust, et näitate kõik üheskoos näpuga sinna ette, et ta peab ette istuma. Või siis niimoodi tõmbate koomale. Aga rõõm, et meil on siin täna ei tea, kas ülekaalukalt ei ole, et neid, kes tavaliselt ei satu, aga ei, ma arvan, võrdne on see kaal umbes. Tänu Jumal, roosi juurde. Aga läheme, anname selle teenistuse Jumala kätte. Olete valmis, jah? Jah. Alati valmis, see on hea, see on hea. Teate, Jumala sõna ütleb seda, Mattiuse 28:20 lõpeb Jeesus, Mattiuse evangeelium lõpeb niimoodi. Jeesus ütleb, mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. Mina olen iga päev teie juures ajastu lõpuni. See on viimane lause, mis Jeesus ütleb Mattiuse evangeeliumis. Põhimõtteliselt, kui sa annad kellelegi evangeeliumi kätte, siis see on viimane lause, millega ta lõpetab. Mina olen iga päev teie juures. Kas see pole mitte äge sõnum, äge uudis? On? Amen. Amen, Maarja! ja teate, nüüd ei tahtnud jutlustada, tahtsin palvesse minna, alguspalvesse. Aga see on üks oluline asi. Vaadake, kui me seda ei usu, Reinhard Bonke rääkis seda, et on lapsest peale palvetan, Jumal, tule meie juurde, tule meie keskel. Ja siis ta luges seda kohta, siis ta vaatab, oot, küll mul peab olema vähe usku. Sest Jumal on öelnud, et ta on iga päev minu juures. Kui mina olen tema vastu võtnud, siis ta on iga päev meie juures. See tähendab, et Jumal on selles paigas siin. Jeesus on selles paigas. Tähendab, Jeesus ütles seda ja me teame, kolmainsus on üks. Kuidas siis Jeesus siin on? Jeesus istub praegu sinu kõrval. Okei, ta on oma püha vaimuga siin. Teate, Jeesus ei narri. Jeesus ei öelnud mingeid asju, mida ta ei mõtlenud. Ma olen iga päev ajast lõpuni teie juures. Ja siis taevast on, jah, kui vaid, nii või naa. Meil on siin uued maalingud seinal. Äkki sa võid selle HDMI välja võtta? Täna on laulud kõik peas. Aga lähme siis Jumala ette. Tõuseme alguspalveks. Ja palun korda minu järgi. Jeesus, ma tänan sind, et sa oled minu kõrval. Ja iga päev, sest sa lubasid seda. Ja siis ma tänan ka sind selle eest, et see teenistus võib olla sinu käes ja et sina oled meie keskel ja me võtame vastu sind. Iga päev, kui me teeme oma silmad lahti, siis me ei hakka otsima, Jeesus, kus sa oled? Jeesus, kus sa läksid? Sest me teame, et meie saame minna ära, aga sinu sõna ütleb seda, et sina ei lähe kuskile, sina oled ja sina püsid. Issand, me täname sind, et sinu vaim on selles paigas siin. Issand, tule ja tegutse. Kallis püha vaim, sinul on selles paigas voli tegutseda. Sinul on selles paigas voli teha seda, mida sina tahad. Ja Jeesuse Kristuse nimel me võtame ära igasuguse meelevalla ja voli saatanalt. Amen. Issand, tänu sulle, et sina saad teha seda, neid tegusid täna, mida sina tahad teha. Sina saad teha neid tegusid, mida sina tahad teha. Ja me anname selle teenistuse sinu kätte. Me anname iga ühe sinu kätte, kes selles ruumis on täna. Me anname iga ühe sinu kätte, kes on vaatamas neid teenistusi. Me anname sinu kätte lapsed ja teised, kes on teisel pool ust. Jeesuse Kristuse nimel me palume sinu õnnistust. Jeesuse nimel. Ja ma tänan, kallis püha vaim, et sina saad tegutseda nii, nagu sina tahad. Me anname kõik meelevalla sulle. Amen. Võid istuda. Oota, ärge istuge korraks, sorry. Viske kellegile üks i5 ütle, mul on hea meel, et sa siin oled. Viske ülemine 5, viska. Mul on hea meel, et sa täna siin oled. Halleluja. Nüüd siis võite istuda.
toimub, jah? Jah, no väga tore, väga tore. Aga sõnu saame näidata või? Aga pane sinna samma vana arvet taha siis nii-öelda. Tõstame ümber. Või tahate peast laulda? Ülistame peast muidugi. Lähme. No signal, no signal. See on vale. See on saatanast. Mis signaali pole jumalaga? On küll. Okei, kuulge, aga me läheme ülistama ja me ülistame kõige paremal viisil. Teil pole sõnu vajagi. Teil pole sõnu vajagi täna. Ma igaks üks ütlen ära, et me juhatusega plaanisime kutsuda Sven Joonatan Siibakut ütlustama täna. Ja siis ma olin talle ammu juba kirjutanud. Ole hea, pane teise arvutisse lihtsalt. Saab panna teise. Tead, las siis olla. Las need sõnad olla. Me saame ilma sõnadeta ka. Ei, seda pole vaja. See heli on ikka siin. Nii, muidu siin käib kogu aeg segab natuke. Ma tahtsin Sven Joonatani kutsuda ja siis ma mõtlesingi, vaatasin kava üle, et eile vaatasin, et Sven Joonatan peaks jutlustama. Ma tean, et ta on Hiiumaal ka, aga ta ei vastanud mulle midagi. Siis ma helistasin talle üle igaks juks. Kuule, et kas me oleme homme koos või mäletad sa, et ma saatsin sulle sõnumi? Nagu viisaka, et palun tule jutlustama. Ja siis ta ütles, et ta ei mäleta. Ma ütlesin, siis on hästi. Siis ta ütles, aga ma pole see ka, kes ütleb sulle, et ma tulen. Et eile õhtu. Et nii, et täna jutlustab meil püha vaim. Amen. Aga ülistada on lihtne. Tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu häält. Ma tõusen mäele, ma tõusen mäele. Et olla su lähedal. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Ma tõusen mäele ja natuke valjemini. Ma tõusen mäele, et näha su su vaimu hääl. Ma tõusen mäele, et olla su lähedal. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Et hüüda su poole, las su vaim täidab. Täidab selle maa. Las su vaim katab meie maa. Las su vaim katab meie maa. Nagu vesi. Nagu vesi mere põhja. Nõnda katab sinu au me maa.
issand veel, las su vaim täidab selle maa, las su au katab meie maa. Las su vaim täidab selle maa. Las su au, las su au katab meie maa. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Ma tõusen mäele, et näha su liikumist. Ma tõusen mäele, et kuulda su vaimu häält. Ma tõusen mäele, et olla su lähedal. Ma tõusen mäele, et hüüda su poole. Las su vaim täidab selle maa. Las su au, las su au katab meie maad. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Las su au, las su vaim täidab selle maa. Las su au, las su au katab meie maa. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Las su vaim täidab selle maa. Las su nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Nagu vesi mere põhja, nõnda katab sinu au me maa. Issand, ma tänan sind selle eest, et sina katad seda maa oma auga. Ja ma tean seda, et ma ütlen, see on nagu natuke karm sõna ka, aga see profeteering on suts nagu Mooses, Iisraeli rahvale, kui nad olid Egiptuses Moosesega. Neile öeldi seda, aga mitte kõik ei näinud seda. Mingi aja usuti, ja siis kui kõrbeperiood oli, siis tahaks tagasi sinna vanasse kohta. Issand, ma tänan sind, et me võime võtta vastu seda, mis sinul meie jaoks pandud on. Usus me võtame vastu ja usus me liigume, issand. Amen. No nii. Läheme sellega, mis sees on, siis olete valmis, jah?
see ei ole nii kiirem, kohe teen tempo muutuse. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas just praegu. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, 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 nimi üle iga nime, üle väe ja iga nime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, 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 nimi üle iga nime, üle väe ja iga ime. Jeesus, Jeesus, kiitus kõige kõrgemale, kuningate kuningale. Jeesus, sina valitsed. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Sulle kuulub meelevald taevast ees ja taeva all. Sulle kuulub sinu kogudus. Sulle kuulub kiituslaul, iga põlv sul annab au. Sulle kuulub minu ülistus. Jeesus, Jeesus, nimi üle iga nime, üle
Jeesus, me teame, et sinu nimi on üle iga nime. Aga mõnikord me peame võib-olla paluma nii, nagu see mees palus, et aita meid meie uskmatuses. Ma usun, aita mind. Ma usun, et sinu nimi on üle iga nime, sest ma näen seda Piiblist, aga ma vajan veel rohkem uskuda. Ma tahan veel rohkem näha. Jeesus, sinu nimi on see, mis päästab. Sinu nimi on see, mis teeb vabaks. Sinu nimi on see, mis teeb terveks, mis ajab välja iga kurja vaimu, mis annab elu. Me täname selle eest, issand. Jeesus, me täname sind selle eest, mida sina teed Eestimaal. Me täname sind selle eest, mida sina oled tegemas siin, selle koguduse keskel, oma rahva keskel. Tänu Jeesus sulle. Tänu Jeesus sulle. Seisame su ees, et kiita su nime. Oled issand üle taeva ja maa. Oma lauluga me ülendame sind. Oled issand üle taeva ja maa. Seisame siin. Seisame su ees, et kiita su nime. Oled issand üle taeva ja maa. Oma lauluga me ülendame sind. Oled issand üle taeva ja maa. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Seisame su ees, et kiita su nime. Oled issand üle taeva ja maa. Oma lauluga me ülendame sind. Oled issand üle taeva ja maa. Oled issand, me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Me tõstame käed, me kummardame sind. Oled alfa ja omega, Sioni kuningas. Ja seisame su ees, et kiita su nime. Oled issand üle taeva ja maa. Oma lauluga me ülendame sind. Oled issand üle taeva ja maa. Oled issand üle taeva ja maa.
jalge eest ja laulame. Kummardavad inglid. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõike seda väärt? Oled kõike seda väärt? Oled kõike seda väärt? Sest kõik on sinu käes. Sest kõik on sinu käes. Kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt? On kõike seda väärt? Oled kõike seda väärt? Sest kõik on sinu käes. Kõik on sinu jaoks. Kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kummardavad inglid sinu trooni ees. Kroonid jätame sinu poja. Kroonid jätame sinu poja jalge ees ja laulame. Oled kõik. Seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik sinu käes. Sest kõik on sinu käes. Sinu jaoks. Kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Kõike seda väärt. Oled kõike seda väärt. Sest kõik on sinu käes ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Oled kõike seda väärt. Seda väärt. Sest kõik on sinu käes ja kõik on sinu jaoks. Sulle kuulub austus. Ükskord veel. Oled kõike
võtta enda peast need kroonid ära ja võtta selle risti ja järgneda sulle. Me tahame olla sinu ligiolus lihtsalt, sinu palge ees, ülistada sind. Kuulasin ühte jutlust, siis pastor ütles. Ja siis seal oli üks olukord, kus üks inimene sai terveks ja siis see pastor ütles, see inimene sai terveks ja siis ma ütlesin sellele, ta oli külas see pastor. Siis ütlesin sellele kohalikule pastorile, ma lähen, andis mikrofoni ja läks minema. Näeme kell 3. Ei, ma tulen tagasi teed. Ma teen akna lahti natuke. Saad õhku. Täna mitu osa, ma ei tea, kust alustada. Alustame teadetest igaks juhuks. Pärast teenistust kell 3, no võib-olla kui keegi on 3 siin, ma ei usu, aga kell 3 on täna ristimine, me ristime ära Kaia. Me ristime Kaia ära kell 3 Lehtmaa rannas seal põhja pool, mitte siis sadamas, vaid seal põhja pool, seal on see mingi seal palkide kõrvalt, mitte siis paremale, vaid vasakule sinna palki, põhimõtteliselt. Kai pealt, võt. Sealt ei tea, seal enam ei ole süvendatud, siis ei tea, kas ei julge sisse ka lükata, aga ühesõnaga, kell 3 on see ristimine, julgustan tulema, sest mida ütleb Piibel? Piibel ütleb seda, et vaim, vesi ja veri on üks. Vaim, vesi ja veri on üks. Päris äge. Nüüd me läheme sinna vee juurde. Ja vaim on üks. Ja me saame kogudusega kaasa elada. See on sellel aastal juba 3. või teine? 3. ristimine. 3. ristimine, jah. Sellel aastal juba 3. ristimine. Vägev. Et jaa. See tähendab, et Jumal on midagi tegemas. Jah. Nii et meil on isegi, lähme edasi. See oli üks teade. Siis üks teade on, mida ma ei oska teile öelda. Täna on jaanipäeva teade, kogudused teevad jaanipäeva Urmas Helmilt. Siis peate kontakti küsima, sest eile... Oodake, jah. Jah, ikka. Toimub
toimub jaanituli ja jaanitule kohta siis saate rohkem infot. Ma ütlen ära siis 23. See kell, mis oli eelmine nädal, ütlesin välja, kes pani tähele, see pani kell 6. Võib juba 5 minna appi, kes tahab. Kris ja Reesa juures. Seal Laasi külas kuskil, seal lähedal, vahepeal lähete sinna, näete autot kuskil, voorivad, suitsu tuleb. Leiate üles. Laasi talu, Lassi külas. Nii et ühesõnaga sealt, kus suitsu tuleb, seal on tuli. Koguduse laager toimub ka 15-16 august. Seda rohkem infot tuleb natuke hiljem, aga kes soovib osa saada, siis need kuupäevad tasub ära bookida, endal kinni panna. Ja kodugrupid toimuvad jätkuvalt. Nii et jälle, kes soovib infot, siis küsige. Täna teated info on kõik küsimise peale. Ja? Aga mitu asja on? Ja piibli lugemine on time out, pausi peal, suvepuhkusel. Aga täna me teeme mitut asja. Ma mõtlen, mismoodi me teeme. Markusel juba seal ma näen, nagu on valmis. Markus ootab veel enne Markust. Me tuleb tunnistused ka tegelikult. Markus, sinult ma ootan seda, mis Jumala vaim sulle annab. Nii et kui sa veel ei tea, siis küll ta annab sulle. Nii et ära muretse. Lihtsalt, et sa saaksid rohkem praadida praegu. Sellepärast ma ütlen välja. Aga me alustame sellest tegelikult. Ja ma küsin siin koguduse ees, kogudus kui üks pere. Kas kogudus on üks pere? On või? On, okei, siis ma küsin. Kõik ütlevad, et kogudus on üks pere või? On, okei. Luisa, sina noogutasid. Ma võtan teid ette. Kas teie kihlust on kuskil välja ka teatatud? Ei ole? Õnnistatud? No nii, meil on üks kihlunud paar ja varsti juba abielluvad 16. august, samal ajal kui laager on Maitis ja Luisa pulm. Maitis on siit kogudusest ja me õnnistaks teie kihlust, kui sobib. Palun õnnistust, tulge siia ette. Aga kuna see on ootamatu, siis natuke seda, mida meil on, seda me anname teile. Ja? Kulda ja hõbedat meil ei ole praegu. Või? Kui keegi tahab nende pulmapidu toetada, siis andke tulla. Aga siirutame nende käed. Ja palume õnnistust neile. Maitis, igaks üks kes ei tea, Maitis on Maitis Roosimaa, minu noorem vend, kes on siin koguduses käinud ja kasvanud ja Luisa on tema kihlatu Tallinnast sellest kogudusest. IM kogudus. IM kogudus oli seal ta on kaasa teeninud ja aga issand, me täname Maitise eest ja Luisa eest. Issand, me täname sind, et sina oled lubanud neil alustada ühte koosteed. Ja issand, me õnnistame ja me rõõmustame kõik koos siin, issand, siin koguduse keskel. Ja me kuulutame välja sinu õnnistust üle selle kihluse ja üle selle abielu, mis on ees. Issand, me täname sind, et sinu varustus on Maitise peal. Issand, õnnista teda ja hoia teda. Issand, lase oma pale paistema peale, ole tal armuline. Issand, õnnista Luisat ja hoia teda. Issand, lase oma pale paistema üle ja ole tal armuline. Issand, me täname sind, et sinu õnnistus läheb ja rohkeneb üle selle. Issand, ma kuulutan ühte head sõnumit, ühte head teenimist, ühte head evangeeliumi üle nende elude. Jeesuse Kristuse nimel. Jeesuse Kristuse nimel. Ja me täname sind selle õnnistuse eest. Amen. Amen. Me võime plaksutada. Niimoodi kogudustes tehakse. Niimoodi kogudustes tehakse. Nii. Nüüd me teeme, nii palju asju on täna, see on tore, te ei teagi kõik, mis on ees. Ega minagi ei tea, aga natukene on ees. Me võtame tunnistuse aja korraks. Aga mitte pikalt, vaid tõesti, kuna mitu asja on, siis kes see tuleb tunnistab seda, mida Jeesus on teinud. Ma ütlen ära ka, kes ei tea, siis selles koguduses, kui sa tuled ette, siis tunnistus peab olema see, mida Jeesus on teinud ja see peab olema kogudust üles ehitav.
tunnistus ei ole õpetamine, õpetamiseni jõuame ka, aga täna me ei õpeta siin või ma ei tea, mis sinu peas on. Täna me ei õpeta, me jagame tunnistust. See tähendab seda, et me räägime sellest, mis Jumal teeb. Sa pead suutma ühele küsimusele vastata, mis Jeesus tegi. Amen. Nii, kes see tuleb? Tik-tak. Nii. Ma tean, vähemalt üks tunnistus on, see on eraldi plaanitud siin räägitud läbi. Aga kas keegi tuleb? Ei tule? Ikka üks tunnistus. Amen. Kes ei tea, siis meie koguduses on niimoodi. Kui ei ole tunnistusi, siis Jumal ei tegutse meie koguduses. Ja peab olema tunnistusi, siis me näeme, et Jumal tegutseb. See on karm sõna, aga nii on. Nii on. Okei, ma annan väikse tunnistuse, kuna rahvas veel võtab hoogust. Et mul oli eile niisugune kokkusaamine ühe maailma inimesega, kellel oli südames, et ma tahaksin nii kangesti veel selgituks ennem veel, et ta on väliseestlane. Ta on küüditatud siit kunagi ära ja siis ta sai oma talukoha tagasi ja nüüd ta müüb selle ära. Ja siis ta oli südames, et peaks ma nüüd kokku saama veel, minuga siis. Aga ta ei teadnud, kas see tal õnnestub või mitte, aga eile just juhtuski nii, et paljude asjade kokku juhtumisel, et me nägime, kohtusime, saime rääkida, ma õnnistasin seda ja ta ütles, et tal oli nii südames, et ta saaks kohtuda minuga ja ma usun, et Jumal sättis selle niimoodi, et ta sai oma palvele vastuse, sest et kui maailma inimene juba saab vastuseid, mida siis meie ootame. Amen. Amen. Sa tahtsid ennem jagada seda püsti? Kelle tunnistus siis on? Sinu? Kas nad rääkisid ennem ühe tunnistust, nüüd võiks jagada tunnistust, siis ma nagu kohe võtsin kinni. Ma räägin ise nende tunnistuse. Ma räägin ise nende tunnistuse. Moonika oli tööl Samaarias ja siis oli üks koht, kus oli terve päev seda mitte tehnikat, vaid mööblit vedanud. Ja kõigil seljad valused ja asjad. No vot oleks vaja kedagi, kes oleks abi. Ja Karla seisab seal ja paneb käe külge. Tänu Jumalale. Ka need on need asjad, mida Jumal saab juhtida. Ka need on Jumala asjad. See ei ole lihtsalt, Karla lihtsalt juhuslikult oli seal. No näed. Ma räägin siis terve loo ilusti ära. Ühesõnaga, olime Samaarias, sinna oli uut kaupa tulnud ja me tahtsime sealt vanemat mööblit eest ära müüa ja tõstsime ja tõesti oli raske ja Karla oligi täpselt õigel ajal õiges kohas ja tema tuli otsima sinna ripptooli, aga meil ripptooli müügil ei olnud. Ja samal ajal, kui ta aitas seal tõsta, siis meil tuli see ripptooli asi jutuks ja mul just kodus parasjagu oli üks ripptool täiesti üle, mis seisis ja millest ma olingi plaaninud lahti saada. Nii et tema tuli aitas mind ja mina sain talle vastutasuks siis. Või mitte vastutasuks, aga see oli lihtsalt asjade kokkulangevus väga, väga toredalt. Nii et Jumal juhib, absoluutselt. Amen. Jumal juhib. Nüüd ma viskan Markuse vette. Markus, ole hea. Tule lihtsalt jaga korraks, mis Jumal on teinud, sest sul ikka mõni tunnistus on. Ja miks? Sellepärast, et ma tean, et Jumal on teinud, te käisite Rootsi, Saksamaal Stefaniga, kas või sealt mingi lugu. Miks ma kutsun Markus ette? Näed seda, et Jumal tegutseb Eestimaal. Jumal teeb vägevad asju Eestimaa peal ja ta kasutab noori ja lihtsalt ma tean Markuse lugusid, see on niimoodi, et eelmine möödunud nädal käis meil Stefan külas ka, siis ongi niimoodi, et nad lihtsalt pommitavad nende lugudega, siis ei saagi aru, kelle lugu oli, see oli nii äge, Jumal tegi seal seda, Jumal tegi seal toda ja et see õhutaks meid üles, et see julgustaks kogudust, lihtsalt mingi tunnistus. No, kui sa selle Saksamaa ette tõid, siis ma alustan siis kuskilt kaugelt. Ma muidu mõtlesin, et kui ette tulla, siis nagu minu jaoks on alati äge see, kui sa saad nagu rääkida lugu, mis toimus just kohe nagu eile, üleeile, sest nagu Jumal tõesti tegutseb igapäevaselt ja kogu aeg ja ma ei hakka siin tõesti jutustama, sest seda ju keelati. Aga võttes siis Saksamaa,
mul oli jah võimalik käia, seal oli Euroopa evangelismi kongress, toimus kõikidest Euroopa riikidest olid mingid koguduste juhid ja kõige kõvemad tegijad kohal ja natuke oli see tunne, et mis mina seal teen. Aga see oli väga ülesehitav aeg, kus oligi lihtsalt sellist head ja tummist teoloogiat selle kohta, et mis on evangeelium, miks me peaksime seda kuulutama ja päriselt see, et evangeeliumis on vägi. Ja see oli siis Billy Grahami assotsiatsiooni korraldatud üritus. Mis minu arust oli nagu ka väga lahe, oli see, et see Billy Grahami poeg William Graham ütles siis seal sellise lause ühe oma selle sisuosa lõpetuseks, et või tema kogu teema oligi see, et mul pole õrna aimugi, kuidas see töötab, aga evangeelium lihtsalt töötab. Ja see on täpselt see, mis ma usun, et on. Me saime seal Saksamaal olles, meil oli eesmärk Stefaniga, et kui me juba seal oleme, siis me tahame käia tänavatel ka ja me saime kuulutada mingitele inimestele Jeesusest, me saime mingisugust tunnetussõna, kõike sedast. Aga ma hüppan ja räägin, siis jagan mõne tunnistuse, mis siis vahepeal lihtsalt veel on toimunud. Ja ma võtan sellise kiire ülevaate lihtsalt eelmisest nädalast kuni siis selle hetkeni, mis on ülikiiresti toimunud. Eelmisel nädalal mul oli võimalus olla siin Hiiumaal ja mul oli võimalus palvetada oma ema käe eest, tal oli juhtunud 3 nädalat tagasi mingi õnnetus käega, nii et tal oli siin nimetis sõrme juures oli selline käega tuntav selge mügar käe sees, mingi asi oli seal katki läinud. Ja ta tuli ja ütles, et kuule, et kas saaks palvetada ma eest? Ma olin, et okei, miks mitte. Panin lihtsalt käe siia peale, ütlesin, et Jeesuse nimel see olgu terve. Siis ta katsub oma kätte ja ütleb, et katsu nüüd. Ma katsun ja ma tulen ikka seda mügarat, et midagi toimus. Ja siis ta on, ei, see on päriselt väiksem. Siis ma olen, okei, tore, palvetame siis uuesti. Võtan uuesti selle käe, palvetame veel teist korda, siis ta katsub teist kätt, katsub seda kätt. Ja ei, ta ei ole nagu päris identsed, aga seda mügarat nagu ei ole. Siis ma võtan ise korraks katsun ja tõepoolest nagu see mügar on nagu selgelt tuntavalt väiksemad. Palvetasime 3. korda ja peale seda see nagu valu, mis seal oli olnud, oli täielikult läinud ja seda mügarat enam ei olnud. Liikusin Tallinnasse tagasi ja siis nüüd lihtsalt oli, see oli reede õhtu. Me olime sõpruspundiga lihtsalt koos tähistamas seda, et mitmed olid kooli lõpetanud ja kell hakkas jõudma südaööni ja kuidagi meile sattus kätte üks kitarr. 2 tundi hiljem me olime lihtsalt kuskil sügavas ülistuses, mingi prohvetlik sõna voolas üle sõpruspundi. Lihtsalt me olime selles nagu Jumala ligiolus ligunemas, me tundsime, kuidas Jumal on tegemas meie kõikide sees tööd ja see oli lihtsalt üli äge. Ma ise pidin tulema laupäeva hommikul esimese praamiga Hiiumaale, nii et nii kui me kell 2 seal lõpetasime, ma jalutasin oma koju, võtsin auto, sõitsin Hiiumaa poole. Ja siis öises Tallinnas korraga mingisugune mees tee ääres viskab kätt, hääletab, pean kinni, võtan ta auto peale, sõidan ta teise linna otsa ja terve selle aja saan rääkida talle Jeesusest, Jumalast. Ta natukene puikleb vastu, on nagu, et ma olen juba nii vana ja ma sellest taga ei hoolinud, rääkisin talle edasi. Jõuab tema oma kohta, panen ta maha, sõidan edasi. Ja lihtsalt sõidan tee ääres ja siis korraga Taebla kandis. Jälle mingi mees käega lehvitamas, jään seisma. Tema nüüd takso peale ei tahtnud tulla, aga tema küsis, et kas sul tuld on anda tiku peale, mitte tiku peale, suitsu peale. Leidsin isegi seljakotist mingi tikudoosi, mingid pikad need kaminatikud olid mul seal. Ja siis kui olen talle juba selle andnud, siis hakkan talle ka Jumalast rääkima ja pikalt räägime, sest tal ei olnud seal midagi teha, ta ootas mingit taksot, mis tal pidigi 20 minuti pärast tulema, nii et aeg oli pikalt. Räägin ja otseselt seal ta ei teinud mingit otsust, aga ta hoidis terve selle aja seda tikku käes, mis ma olin talle andnud, see pikk tikk ja oli lõpuks, et tead, ma lähen koju, ma panen selle tikku endale sinna kamina peale ja iga kord, kui ma seda tikku vaatan, ma jään mõtlema selle peale, mis sa rääkisid ja ma hakkan mõtlema nende valikute üle, sest tegelikult need on elulised asjad. Ja see oli lihtsalt nii imeline. Ja lugusid oleks tegelikult rääkida veel, aga aitab küll. Ma annan siin sõna ära. Amen. Kas pole vägev? See on see, mis Jeesus teeb. Võib plaksutada küll, absoluutselt. Jeesusel anname au. See on see, mis Jeesus teeb. Jah. Et nüüd saite aru, millest ma rääkisin, jah? Saite aru, see toimus reedel ja tõenäoliselt eile juhtus ka veel midagi ja kõike muud. Ei tea kunagi, mis Jumal teeb. See on hea, mis Jeesus teeb. Kas sa said julgustatud mõnest loost? Said? Amen. Kas keegi tahab nüüd jagada oma tunnistust? Mina tahtsin rääkida, meil oli koolis üks koolitus ja ma natuke laiemat tausta räägin, et koolide peale hakkab tulema järjest seda mindfulnessi teemat, mis on haridusministeeriumi poolt heaks kiidetud koolidele, aga see kannab endast tegelikult sellist valevaimsust, et me justkui peaksime lastele õpetama
mingisugust enda sisse vaatamist ja sügavamale minemist. Ja meil oli see koolitus koolis ja ma juba mitu päeva ennem ette mõtlesin, et ma ei taha sellest osa võtta. Ma ei saa minna selle asjaga kaasa, sest see on vale ja et mingid vaikuse minutid mul ei ole vaja sellisel kujul, vaid et kui me lähme Jumala ette, siis on meie vaikuse minutid. Ja see kuidagi nii õudsalt ärritas mind, et see surutakse nagu justkui peale, hoolimata sellest, kas ma olen nõus sellega või mitte. Ja mu sees on olnud juba mõnda aega küsimus, et miks me siis kristlastena ei või öelda koolis, et vot, aga meie tahame ka oma vaikuse minuteid teha ja ütleme kõigile nendele kolleegidele, et me õpetame teid palvetama ja piiblit lugema ja teeme koos siukse nii-öelda koolituse. Aga siis see koolitus oli ja meid on põhikoolis, ma lugesin kokku 7 kristlast, vähemalt 7. Ja suur osa oli meid seal ka koha peal, kes siis sellest koolitusest pidid osa võtma. Ja siis, kui me pidime seal mingeid harjutusi tegema, enda sisse vaatama, mis iganes, siis mina vaatasin Herkise poole. Herkis vaatab ringi, üldse ei tee harjutust kaasa. Siis ma ise lugesin piiblit ja meid oli üsna mitu seal ka teisi mittekristlasi, kes nagu ei läinud sellega kaasa, nägid, et see lihtsalt, see ei ole nagu see, mida nad tahaks saada. Ja mina lugesin piiblit ja palvetasin, et Jumal, et mismoodi see asi siis seal toimima saab. Aga siis, kui kogu see koolitus sai läbi, siis peale pausi tuli meil nagu uus osa, siuke dokumentide korrastamise osa ja siis koolijuht tõuseb püsti, ütleb, et Herkis tahab ka sõna. Mina mõtlesin, mis sealt siis nüüd tuleb, kas ta tõesti paneb kõik õpetajad palvetama või? Ja siis Erkis astus ette, võttis kitarri kätte ja Evelin oli meie koguduse liige. Evelin, muusikaõpetaja, tuli ka sinna ja nad laulsid ühe laulu. Ja väga ilus oli. Ja teate, ma ei taha üldse kuidagi au tuua ei Evelinile ega Herkisele, vaid mis toimus ma vaatasin, mis toimus sellel ajal. Koolijuht pani silmad kinni ja niimoodi õõtsus kaasa ja mõni õpetaja veel ja Erkis juhatas asja sisse, et mul on omad vaikuse minutid, et kas ma võin, et teeme sellise vaikuse minuti. Ja keegi ei olnud vastu, aga mis pärast koolijuht pärast seda nii-öelda seda muusikapala ütles niimoodi, mulle meeldib, kui meie kollektiivist inimesed astuvad selliste asjadega esile, et nad julgevad esile astuda. Ehk et tegelikult mina näen, et see on see mindfulness on üks rünnak koolide suhtes, aga meie, kes me oleme kristlased ka koguduses, me ei pea selleks õpetajad olema, vaid et meie eesõigus on palvetada koolide eest, et need asjad ei tuleks sisse, vaid et Jumala püha vaim saaks oma väega liikuda ja et me kristlastena oleks ka julged välja astuma. Amen. Ja nii see oli ja see oli vägev, sest kohe kui see asi hakkas peale, ma ütlen ära, see on vaimne asi. Miks? Lühidalt. See kokkuvõte on see, et me nüüd vaatame enda sisse ja siis sa leiad enda sees midagi, mis sind tohutult ärritab. Midagi, mida sa ei taha sinna. Ma ütlen ära, see on midagi, otsid üles ühe teemani ja siis kogu point, ma ei ütle kogu point, aga suur osa sellest pointist on ja nüüd lase sellel olla ja seal tegutseda. Aga see ei ole midagi Jumalast ja nii edasi. Aga see oli huvitav, sest sellel hetkel ma mõtlesin, et tavai, ma palvetan keeltes, meil oli väike grupp seal, mul oli suva, mis nad seal kuulsid, pommisin, šaga, palvetan ja siis pärast tuli grupis jaga, kuidas teil oli. Minu laud, see oli vahva, üks oli, nüüd kuulame seda kella, üks õpetaja, kui pidi kuulama kella, üks õpetaja vastupidi, pani kõrvad peale, ta ei saanud kuulata. Ja siis ta ütles, mis sina ütled kohe, kui läbi sai, mis sina ütled selle kohta? Teades, et ma olen usu inimene. See oli nii vahva. Ja ühesõnaga meie grupis mitte keegi ütles, täna ei ole see päev. Ei, me ei taha mitte midagi. See ei ole üldse hea asi. Või nagu, see oli täiesti, ma sain aru, et üks inimene just, kes pooldab sükest asja, istus minu kõrvalt, ütles, ei, täna ma ei saanud mitte midagi siit enne edasi. Ja selle eest ma palvetasin. Ja ma tean, et ükski õpetaja ei saanud. Sellepärast, et mitte sellepärast, et nad ei olnud vaimus, vaid sellepärast, et ma palusin Jumala vaim oleks seal ja Jumala vaim tegutseks ja rikuks ära need asjad, mida saatan tahab teha. Okay? Ja see oli tõesti äge ja
ja see oli ülistuslaul, see oli, mis me laulsime seal, see oli üks Timo kirjutatud ülistuslaul tegelikult ja me laulsime seda ja see oli see mõte, kus ma ütlesin ka, kuulge, et võtke see eeskujuks, laulame ülistuslaule või paneme, nagu mõte oli see, pange õige üks mõnus ülistuslaul enne, ma ei tea, mis iganes tundi või pausi, aga nii et tänu Jeesusele selle eest, mis tema tegi. Ja direktor jah ütles pärast tegelikult, et ta ei teadnudki täpselt, et ta silmad olid kinni sellepärast, et ta nuttis. Ta ütles, et ta ei teadnudki nagu täpselt, kuidas seal niimoodi teha. Aga vägev. Nii, ole hea. Tõuse korraks püsti. Astu paremale. Proovi, kas saad paremale astuda, jah? Ja sa said astuda paremale. Nii. Ja nüüd keera vasakule terve keha. Ja astu üks koht edasi. Ja nüüd võid istuda. Kas sa jõudsid oma koha peale tagasi? Ei jõudnud, jõudsid. Nagu teoreetiliselt peaks jõudma. Aga me läheme edasi nüüd ja me läheme edasi veel ühe tunnistusega. Ma julgustan sind, kui sul on õhku vähe, siis käi akna vahel tõmbamas. Õhku. Sest ma ei tea, kuidas, all on alati rohkem õhku, aga ma ei tea, kuidas te seal üleval jaksate olla. Ja kui on tuuletõmbus selles mõttes, ega ei taha seda ka teha, et siis see uks on kinni. Me läheme järgmise tunnistuse juurde. Ja see on vägev tunnistus kogudus, see on vägev tunnistus ja pärast ma vajadusel räägin mingid asjad üle ja täpsustan veel, aga me kuulame Liisi ühte tunnistust. Ma sain aru, tõuse püsti, siis sul ei ole enam pääsu. Ma sain aru, et Maarja ütles, et nüüd või mitte kunagi eile õhtul Liisile. Ja see on üks äge tunnistus, sest see näitab jälle seda, et meie koguduse keskel liigub püha vaim. Amen. Kas sa tahad, ma õnnistan ka ennem, kui sa jagad. Kallis Jeesus, me täname Liisi eest sind ja me täname sind, et ta on sinu naine. Ja issand, et ta on täis tuld ja ta on täis sinu vaimu. Ja praegu ka Jeesuse Kristuse nimel, kallis püha vaim, ma palun, et sina saaksid rääkida. Et sina räägiksid seda, mida sina tahad nüüd. Ja me täname sind, et Liisi ei saa arugi, kuidas ta huuled liiguvad selliselt, sest sinu püha vaim räägib. Jeesuse nimel, amen. Ma võtsin selle märkmiku, aga me kõik teame, et me ei vaata seda tegelikult. Aga ma arvan, et sissejuhatust on juba tegelikult eelnevatel kuudel siin tehtud teiste tunnistuste kaudu. Et naiste kodukas paastus mingil hetkel ja siis seal toimus igast ägedaid asju. Ja põhipoint on see, et kui ma ühe korra juba tunnistasin, et ma sain ärevushäirest ja depressioonist vabaks, see oli umbes aasta aega tagasi, siis nüüd ma sain, tegelikult ma siis ei olnud, see oli siukene nagu natuke poolik või nagu protsessis veel, sest et tegelikult ma sain ka ATH diagnoosi, mis väga nagu toodi välja, et see oli üks põhjuseid lapsest saati, miks mul ärevushäire oli. Ja seda ma veel jätkuvalt nagu viisin Jumala ette. Aga eile Maarja ütles mulle, et ma peaksin ikkagi tunnistama. Ma väga ei tahtnud ja ma tegelikult väga põdesin. Ma siia ette räägin nüüd ühe naljaka loo, et mõtlesin, et äkki see on liiga isiklik lugu, aga te saate ka naerda natuke. Et eile õhtul tegelikult ma kõige rohkem ei muretsenudki selle üle, et siin rääkida, vaid üks nagu rünnaku koht, mis on olnud, on see, et mu ümberringi nagu lähimad sõbrannad kõik on nagu märganud muutusi ja nagu väga välja toonud, et sa oled nii muutunud ja see on nagu kinnitav olnud. Aga ma olen kogu aeg mõelnud, et aga kas mu abikaasa näeb ka neid muutusi, et ta ei ole väga sükene, kes ütleks midagi otse ja mõtlesin, et aga äkki ta ei näegi neid muutusi. Äkki nagu, ma ei tea, tema näeb ju mind igapäevaselt, et äkki need muutused ei ole nagu sellised silmnähtavad ja need kahtlused tulid just nagu sellega seoses, et kas Felix on nagu märganud üldse neid asju või. Ja natuke muretsesin, aga siis ma andsin kogu selle tunnistuse Jumala kätte ja läksin magama ja Jumal andis nii oma püha vaimu ja nii rahu ja rõõmu, et ma läksin lihtsalt magama täiesti rahuliku südamega.
ja ma hakkasin just magama jääma, nagu reaalselt. Ma olin selles nagu faasis, kus sa kohe jääd magama. Ja siis nagu magasin ja siis järsku Felixi nägu ilmus mulle niimoodi siia. Ma isegi ei teadnud, et ta nagu oli voodisse tulnud, sest et ma nagu juba magasin pooleldi. Niimoodi ilmus üli lähedale mulle ja siis küsis, mis sa teed? Ja siis ma ütlesin, kallis, kuule, et sa näed ju, et ma nagu magan, onju. Et mis küsimus on tavaliselt, kui inimene on silmad kinni, siis ta magab nagu või siis ta on kohe magama jäämas. Ja siis ta ütles, ei, sa ei näe üldse välja, et sa magaksid, sa on mingi särad ju nagu. Kuidas sa niimoodi magama saad jääda üldse? Et sul on mingi suu kõrvuni, et imelik oled, et nagu niimoodi ei jääda magama. Ja siis see oli minu jaoks lihtsalt nii suur kinnitus, et ju ta ikka näeb neid nagu muutusi, sest et kui püha vaim tuleb, ma olen tegelikult suht siuke tõsine inimene, aga kui püha vaim tuleb, siis sa lihtsalt ei saa. Ja siis ma olin kogemata nagu jäänud niimoodi suu kõrvuni magama lihtsalt nagu. Ja siis ma ärkasin üles selle peale, siis ta veel tükk aega jahus sellest edasi, et nagu päriselt ka mitte ükski inimene ei jää niimoodi magama, et mis sul nagu viga on. Mõtlesin, kaua sa nüüd räägid sellest, et ma päriselt jäin magama nagu. Et see oli nagu minu jaoks siuke kinnitav koht. Aga siis põhimõtteliselt tegelikult peale seda, kui ma sain ärevushäirest vabaks, siis mäletan, et Maarja veel ütles ka mulle, et aga proovi, ma hakkasin tegelikult ATH ravimeid võtma. Need aitasid küll, aga need olid väga tugevate kõrvalmõjudega. Ja mäletan, Maarja veel ütles, et aga proovi ATH ravime rääjata, et äkki sa said ATH-st ka vabaks. Ja ma proovisin, ma ütlesin teie, et ATH need asjad on ikka püsivalt väga tugevalt. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema sellele, mõtlesin, et kust ma üldse tean, et kas ATH on nagu mingi vaimne teema, et öeldakse, et see on nagu neuroloogiline eripära, et kust ma üldse tean nagu seda, et nagu sellest saab niimoodi vaimselt vabaks saada, et kas see on mingi kuri vaim või mis iganes. Ja siis ma tükk aega nagu edasi-tagasi vahepeal mõtlesin selle peale. Ja siis ma sain aru, et mul ei ole mõtet selle peale niimoodi mõelda, et kas see nüüd on vaimne või see ei ole vaimne, et ma ei tea, kui Jumal, Jeesus tegi pimeda terveks, siis tal pidi ka ikkagist neuroloogiliselt või ajus midagi väga muutuma, et isegi kui see ei ole vaimne teema, siis Jeesus saab vabaks ikka teha ja terveks teha, et ma nagu selle koha panin kõrvale. Ja järgmine asi, mida ma hakkasin tegema, oli see, et ma ei hakanud enam seda enda elu üle rääkima. Et ma ei hakanud neid ATH sümptomeid enda elu üle rääkima ja ma hakkasin nagu, jätsin ATH ravimid ära. Ja mul läks nagu palju paremaks, ma tegin nalja, et Jeesus on mu ATH ravim. Et tegelikult need sümptomid läksid palju paremaks ja kõik oli nagu selles suhtes stabiilne koos Jumalaga, aga ma teadsin, et ma peaks sellest ikka vabaks saama. Ja mingi hetk mul on ka migreen. Ja ma olen tähele pannud, et paljudel, kellel on ATH, on millegi pärast ka migreen. Ma ei tea, miks need niimoodi seotud on. Aga üks hetk mul oli siis väga hull migreenihoog. Kellel on migreen olnud, siis teab, et lõpuks see läheb nii hulluks, et sa oled kuskil pimedas toas teki all, sa ei kannata isegi päevavalgust, et nagu lihtsalt üritad kuidagi seal ellu jääda ja oksendad ja nii edasi. Ja mul oli päris hull nagu migreenihoog ja siis ma mõtlesin, et Jumal, et mis värk on, et nagu mis asi see migreen meil on ja et hakkasin nagu rohkem mõtlema selle migreeni ja ATH teema peale, et mis värk siis on ja mul oli see raamat ka, see Nad ajavad välja kurja vaime. Lugesin sealt natuke, et mingi migreeni vaim on ka olemas ja siis palvetasin, aga siis nagu midagi otseselt nagu ei toimunud, aga ma sain südamele nagu paastuda. Ma ei ole kunagi paastunud, sest et ma ei ole sellest kunagi niimoodi isiklikult aru saanud, et ma ei näinud pointi nagu lihtsalt niisama paastuda, kui ma ei saa sellest niimoodi aru. Ja siis ma sain aru, et tegelikult paastumine on ju see, et mingid asjad vaimsel tasemel nagu murtakse lahti ja see on kuidagi avanes mulle väga. Ja nagu sain südamele 3 päeva paastuda. Aga siis ma panin selle mõtte kõrvale, sest et mul on 3 väikest last ja siis mõtlesin, kuidas ma siis paastun 3 päeva pärast. Ma olen mingi megapahur ja kuidas ma nagu jaksan olla, et ma saan aru, et seal on see jõuetus ja asjad, kui sa ei söö. Ja siis panin nagu natuke selle mõtte kõrvale. Aga siis meil tuligi naiste hommik ja millegipärast teised hakkasid ka rääkima, et nad on südamele saanud paastuda. Ja siis ma ütlesin, et ma sain ka nagu südamel paastuda, ma ei teadnud, et teised ka said. Ja siis me otsustasime koos, et me paastume. Ja ma tegin siis selle 3 päeva, küsisin veel herkiselt nõu, et kuidas ja mis. Ja ma arvasin, et paastumine on sellepärast raske, et sa oled nagu näljane ja sa oled pahur. Aga tegelikult see nagu nälg oli ainult vist esimesel päeval. Edasi oli tegelikult need ülejäänud asjad, kõik see iiveldus ja see nagu nõrkus ja need olid hoopis nagu
mis tegid raskeks asja ja nagu peavalu ja kõik nagu siuksed füüsilised asjad, mis ma arvasin, et on see hull, et sa ei saa süüa. Aga tegelikult see oli teisejärguline, et tegelikult ei tahtnudki enam lõpuks süüa. Aga see paast oli nagu raske, aga ma siis palvetasin terve paastuaja just konkreetselt migreeni ja ATH osas siis. Ja midagi otseselt ei toimunud ja paast sai läbi, ma hakkasin nagu vaikselt tasapisi sööma. Ja mäletan, oli laste lõuna-une aeg ja siis ma läksin üles kontorisse palvetama. Ütlesin, et Jumal, et ma lihtsalt toon selle ATH ja migreeni sinu ette, et ma ju tean, et sa saad sellest vabaks teha ja terveks teha. Ja ootasin, mitte midagi ei juhtunud, sest ma mõtlen nagu sellist, et kui sinu sees on kuri vaim, et mul ei läinud mingi süda pahaks või nagu selliseid asju, nagu mul eelmine kord oli. Et mitte midagi ei toimunud, siis mõtlesin, et huvitav, et äkki ma nagu ootangi mingit konkreetselt, kuidas see juhtuma peab. Ja siis ütlesin Jumalale, et ükskõik, kuidas see juhtuma peab, et ma tean ju, et sa saad mu vabaks teha, et see ei ole küsimus, ma tean, et sa teed mu vabaks. Ja siis ma olin põlvili, palvetasin ja siis õnneks, tegelikult ma muidu alguses olin tooli peal. Ja siis ma olin põlvili ja siis ma järsku kogu keha läks niimoodi lõdvaks ja ma kukkusin küllili lihtsalt. Ja siis ma nagu tükk aega ei saanud seal püsti ja mõtlesin, mis asi see veel oli. Ma olin pigem nagu segaduses, et mis asi see oli. Ja siis tõusin püsti sealt vaikselt ja siis mõtlesin, et mis see oli nüüd? Mingi siuke tohutu rõõm tuli ja selline, aga ma ikkagist olin nagu skeptiline, et ma ei saanud aru, mis asi see oli. Ja siis ma ütlesin Jumalale, et anna mulle piiblist midagi selle kohta, et mis asi see oli, sest ma olin nagu segaduses, et mis värk on. Ja eelmine kord ka need on need kohad, kus ma nagu teen suvaliselt piibli lahti, et eelmine kord, kui ma vabaks sain, siis ka nagu Jumal nendel hetkedel kuidagi on niimoodi kõnetanud. Ja siis ma sain kirjakoha, vist oli Luuka 4. Ta muidugi seal alguses räägib sellest, kuidas Jeesus 40 päeva kõrbes oli söömata ja joomata. Võiks arvata, et see kõnetas mind. Aga tegelikult ma pigem tundsin, et kuule, Jeesus oli 40 päeva söömata ja joomata, et sa siin 3 päevaga tead. Aga siis ma lugesin edasi seda peatükki. Ja siin lõpus on see, et ta tuli sealt kõrbest tagasi ja ta läks templisse vist kuskile rääkima. Ja on selline pisike lõik, et Jeesus ajab välja rüveda vaimu. Ja seal ma ei hakka kogu seda praegu lugema, ma loen ühe koha siit kohe. Aga seal räägib siis sellest, kuidas üks mees tuli ja hakkas... ma ikkagist loen siis. Jeesus tuli alla Kapernauma, Galilea linna ja õpetas neid hingamispäeviti. Ja nad olid vapustatud tema õpetusest, sest tema sõnal oli meelevald ja sünagoogi tuli inimene, kellel oli rüvevaim ja kes kisendas valju häälega. Mis on meil asja sinuga, Jeesus Natsaretlane? Kas sa oled tulnud meid hukkama? Ma tean, kes sa oled, Jumala püha. See on see koht tegelikult, kus see kuri vaim siis manifesteerus. Et see ei olnud see mees, kes seda rääkis, vaid see oli kuri vaim. Ja Jeesus sõitles teda. Jää vait ja mine temast välja ja kuri vaim paiskas mehe nende keskele maha ja läks temast välja ega teinud talle mingit kahju. Ja koht, mis mind nagu kõnetas, oli see, et miks siin on välja toodud, et ei teinud talle mingit kahju. Kui te teate, kuidas kurjad vaimud välja lähevad, siis tihti seal on igasuguseid, kas on mingit töökimist või lähevad kisendades kurjad vaimud välja või nagu toimub mingid selliseid asju. Aga siin on millegipärast välja toodud, et see ei teinud talle mingit kahju. Ja see nagu natuke kinnitas mind või mitte natuke päris palju, et ka niimoodi saab vabaks saada. Aga siis ma edasi olin ikka skeptiline. Siis meil oli lastega, pidime minema kuskile rattaga sõitma ja me sõitsime nagu autoga sinna kohta, kus me pidime minema. Ja siis mul oli nagu selles suhtes väga siuke rõõm ja Jumala ligiolu ja kõik, aga nagu ma ei olnud ikka kindel, et ma ei tea nagu... Ma arvan, et ma kujutan ette seda. Ja siis ma sõitsime autoga, mul mees sõitis ja siis ma istusin kõrval istmel ja siis ma vaatasin ringi. Mõtlesin, et kõik
kõik nagu on hästi selge nagu pilt on üliselge nagu ja ma ei osanud seda kellelegi pärast nagu seletada ka, mis mõttes selge, et nagu värvid või nagu detailid või ma ei oska seletada nagu üliselge, nagu pilt jõuaks, ma ei tea, 2 korda kiiremini aiu, nagu sa vaatad, siis ma vaatasin ringi, mõtlesin, et huvitav, kas teised inimesed näevad ka niimoodi et nagu mis värk on nagu, et miks ma niimoodi näen nagu. Aga siis edasi nagu läksime lastega sinna rattaga sõitma ja ma nagu palju ei mõelnud selle peale. Ja siis ma jõudsin koju ja siis kodus nagu see selgus läks üle ka nagu sellesse kuidagi lastega suhtlemisse ja abikaasaga suhtlemisse, et nagu lihtsalt kui on mingi jama olukord või mingisugune hämamine, siis väga tuli kuidagi esile ja ma vaatasin mingeid olukordi kõrvalt ja mõtlesin, mis asi see on, et mis häma see siin toimub, et kuidagi see selgus nagu kandus sinna, aga ma oletan, et see on see, mis ATH puhul tuuakse välja, on see brain fog ehk siis ajuudu ehk siis see kadus ära, ma oletan, sest et ma tõesti ei teadnud, et inimesed nagu vist näevadki niimoodi asju ja siis ja selle juures on huvitav nagu see, et kui sa saad nagu vabaks mingist konkreetsest asjast, kas depressioonist või ärevushäirest, siis see on nagu üks asi, millest sa saad vabaks. Aga ATH puhul on nii palju neid valdkondi või aspekte, kus kohas ta su elu mõjutab, et nagu minust ma käisin mingi 6 aega ringi ja iga natukese aja tagant vaatasin mingid olukorda, mõtlesin, mis asi see on nagu, et nii palju hakkasid nägema mingeid väikseid asju, mis sinu elus olid hästi suured, sellepärast et need nagu nii palju mõjutasid ja nüüd need olid nagu ümber pööratud, neid lihtsalt ei olnud enam. Mitte neid lihtsalt ei olnud, vaid need olid nagu positiivsed ja neid lihtsalt ma panin tegelikult kirja mingid nagu põhilised asjad, mis ma siis hakkasin vaikselt märkama, sest et tõesti ma arvan, et siis kui sa saad vabaks, siis ma mõtlen, et paljud võivad öelda, et äkki sul ei olnud ka ATH-d või et äkki sa, ma ei tea, kujutasid ette või mis iganes, aga minu jaoks on nagu väga kinnitav see, et ATH ravim nagu neid samu asju üritas teha. ATH ravim ju nagu leevendab ATH sümptomeid. Aga see, kui sa saad täiesti vabaks, siis sa oled nagu mingi vau, niimoodi ka elatakse või et kuidas see nagu võimalik on. Et just see oli kinnitav, et kui sa nägid, kui palju need asjad su elu nagu varjutasid ja mõjutasid nii paljudes kohtades, et see oli lihtsalt vau. Aga ma tõin välja mingisugused kohad, mis ma hakkasin siis vaikselt märkama. Üks väga suur asi oli negatiivne sisekõne. Et mul oli väga palju negatiivset sisekõnet nagu juba igast pisikeste raskuste või selliste raskete kohtade peal. Hästi kergesti tuli selline tuligi selline nagu ründav negatiivne kõne, et sa oled mõttetu ja mingid täiesti siuksed asjad, kuigi ma tean, et ma ei ole mõttetu. Aga lihtsalt nagu need tulid hästi tugevalt ja ma ei saanud nagu sinna midagi teha. Ja üks ATH ravim, ma mäletan, võttis selle negatiivse sisekõne ära ja ma mäletan, ma veel ütlesin Jumalale ka, et kuidas on võimalik, et üks ravim võtab negatiivse sisekõne ära, aga siis ammugi saad ju sina selle ära võtta, et nagu, et mis värk sellega on. Ja selle negatiivse sisekõnega see on hästi naljakas, see on siiamaani niimoodi, et tulevad mingid rasked momendid ja ma saan aru, et need on need kohad, kus ma olen, muidu on tulnud see negatiivne sisekõne. Ma vaatan neid olukordi ja ma saan aru, et ma ei saa mõelda neid mõtteid, need on kuskil, aga ma ei saa neid edasi mõelda. Nagu see lihtsalt ei ole füüsiliselt võimalik, sul oleks nagu mingi ümber kodeerimine toimunud, et see lihtsalt ei ole võimalik. Nii, oota. Sellega kaasas käis ka hästi suur ülemõtlemine ja muretsemine. Et ma mõtlen just näiteks tööasjade ja asjadega, et kui seda negatiivset sisekõnet tuli, siis palju oli ka seda, et kui olid mingid rasked tööülesanded, siis ma tihti tegin need ära. Ja sellega kaasneski hästi negatiivne sisekõne, et sa ei saagi asjadega hakkama ja nii edasi. Ja ma üldiselt 2 tundi siis peale seda veel muretsesin nende asjade üle, et kas need said õigesti tehtud, kas nendega on kõik korras. Ja see, et kui ma ükskord tegin mingit ülirasket tööülesannet esimest korda elus üldse, siis ma tegin selle ära, oli küll raske, aga panin arvuti kinni ja siis mõtlesin, et nojah, oli küll raske, aga et tehtud sai ja läksin mingit asja tegema, siis ma sain aru, et oota, mis asja, et ma nüüd ei jäänudki 2 tundi sellest mõtlema, et kuidas see nagu võimalik on. Et siuksed nagu pisikesed asjad, aga minu jaoks nii suured. Üks suur asi oli veel ülestimuleeritus, mis mul on olnud eriti hull helidega.
ja lastega see on olnud hästi nagu raske, sellepärast et lapsed on lärmakad ja see on normaalne, et nad on lärmakad. Aga ma tundsin, et ma olen hästi tihti, olengi enamuse ajast üle stimuleeritud ja need helid nii ärritavad mind, et ma olin lastega enamuse ajast lihtsalt pahur, nagu et juba kui keegi rääkis rohkem või kõvema häälega ja mingeid helisid oli veel lisaks, siis ma lihtsalt ütlesin kõik, et ära räägi minuga, et põhimõtteliselt ma ei saanudki lastega eriti nagu normaalselt siukses keskkonnas nagu rääkida. Et ma kohe nagu muutusin hästi-hästi pahuraks. Ja seda võib-olla saabki niimoodi kirjeldada, et nüüd tagantjärgi, et valjud helid ja kõik asjad on nagu füüsiliselt sulle nagu, need on nagu siuksed kriipivad, nagu keegi tõmbaks küntega tahvlit mööda. Et need on hästi nagu, seda ei olegi vist võimalik kellelegi niimoodi seletada, kes ei ole seda tundnud. Et see oli hästi suur asi, ma olin selle jaoks veel ostnud endal need luupkõrvaklapid, mis nagu summutavad seda. Aga siis mingi hetk ma avastasin, et see on ka kadunud. Niimoodi, et meil käivad tihti naabri lapsed ka meil. Ja üldiselt ma ei luba neil tuppa tulla, sest et siis 5 last karjub meil seal toas. Et nad peavad õues olema. Aga siis nad tulid nagu teenistuselt just, ma mäletan. Ja siis nad küsisid, et kas nad võivad tuppa mängima tulla. Ja siis ma ütlesin, et tulge. Ja siis ma avastasin mingi hetk, et meil on toas nagu 5 last ja kõik nad reaalselt, nad lärmasid ikka täiega. Kõik lärmavad, kõik nagu karjuvad ja siis üks minu lastest tuli kööki ja siis küsis mult midagi ja siis ma tegin süüa ja siis ma tavaliselt sellel hetkel ma olen nagu üle stimuleeritud ja ma ütlen, et kõik ära räägi minuga, et hiljem räägime sellest, ma ei saa sulle praegu vastata. Ja siis ma lihtsalt jätsin söögi tegemise pooleli ja vastasin talle ja siis ma vaatasin seda olukorda, ma ütlesin, et siin on päris suur lärm. Ma ei ole tähelegi pannud, et see lärm on kuskil kaugel, et see ei ole see kriipiv lärm, vaid see on kuskil nagu palju kaugemal, kui ta muidu on, et seda ei ole enam. Siis ma mõtlesin, et vau, et see on küll nagu, mis asi see veel on. Ja ühesõnaga neid asju on veel, ma võin veel mingid asjad tuua. Hästi raske koht oli ATH-ga ka energiataseme ja selline nagu kõikumine. Et kõik sotsiaalsed olukorrad, ka koguduses käimine olid minu jaoks nagu sellised, et ma iga kord sõitsin koju, ma olin nii füüsiliselt täiesti läbi kui ka vaimselt täiesti läbi. Ja käiski kogu aeg energiatase lihtsalt niimoodi, et kõik asjad nii kõvasti mõjutasid. Ja kõige naljakam, mida ma Maarjal on hästi palju korrutanud, on see, et ma nüüd sõidan iga kord, kui ma sõidan näiteks kogudusest koju või siis kuskilt ürituselt mingi laste sünnipäevalt või asjalt nagu, mis üldiselt siis tekitab väga suurt ülestimuleeritust ja palju on suhtlemist ja lärmi ja kõike, siis ma sõidan koju ja siis ma istun seal autoroolis ja mõtlen, et ja ma ei olegi väsinud. Ja ma ei oska seda seletada, see on nii naljakas tunne, sest et ma olin iga kord nagu täiesti, ma pidin mingi pool päeva taastuma sellest nagu. Ja siis lähen koju, siis mõtlen, et peaks vist puhkama, ma käisin kuskil, aga ma ei saa puhata ka, sest ma ei ole väsinud. Ja siis vahepeal alguses nagu proovisin harjumusest puhata siis, aga see energiatase on nagu lihtsalt niimoodi sirgelt terve päeva ja see on nii naljakas tunne, ma ei oska seda lihtsalt seletada, et kui see varem oli nii nagu hüppav. Et võtta neid kohti on kindlasti veel pisikesi kohti. Ma ei ole kõik isegi kirja pannud, aga lihtsalt iga päev käisid ja märkasid nagu asju ja need on nii muutunud, et see on lihtsalt täiesti nagu ümber pööratud ja see on mega äge. Et ühesõnaga, mis ma nüüd pidin rääkima veel? Ja see oli järgmisel hommikul, kui ma pidin kogudusse tulema, siis üldiselt ma olen köögis siuke suht suur plähmerdis, nagu mul kõik kõrbeb ja meil käis Päästeamet käis neid suitsuandureid kontrollima, siis ma ütlesin, et ei pea seda kontrollima, et ma teen selle suitsuanduriga koos süüa, nagu, et ta töötab, ärge muretsege nagu. Ja siis ma ärkasin üles, see oligi vist järgmine päev kohe, kui see oli juhtunud, see vabaks saamine. Ärkasin üles ja oli suht kiire, et pidime ju kogudusse jõudma ja süüa tegema ja ma hakkasin süüa tegema, ma tegin mingi 5 erinevat sööki, ma ei tee tavaliselt, ma tean, et ma läheb kõrbema, ma ei tee nagu nii palju sööke korraga. Aga mingi praed peekonit ja siis teed putru ja ma ei tea, et kõik saaksid midagi süüa. Ja siis tegin reaalselt mingi 4-5 erinevat sööki ja tegin nagu ülikiiresti need ära ja mitte midagi läinud kõrbema ja siis ma vaatasin, mõtlesin, ahah, mis see siis nüüd oli? Et kõik siuksed, nagu ma räägin, neid asju on nagu
nagu nii palju ja siiamaani tegelikult ma avastan mingeid asju, et kuule, kuidas see nagu võimalik on. Ja üks asi, mis ma tegelikult siia lõppu pidin rääkima veel, oli see, et kui saadakse vabaks mingitest asjadest, ka eelmine kord see ärevushäire ja need, siis üldiselt need asjad nagu üritavad tagasi tulla. Või nagu sellest on ka piiblis räägitud, et kui sinna asemel ei tule püha vaim, siis need asjad üritavad tagasi tulla. Ja see oli ka, et ma sain esimest korda niimoodi püha vaimuga täidetud peale seda vabaks saamist, et ma ei ole elu sees sükest asja tundnud. See oli nagu süke tunne, et seal on kurguni püha vaimu täis ja ma tõesti nagu, ma ei suutnud vait olla, siis ma läksin poes mingitele inimestele lihtsalt nagu ma ütlesin, üritasin ennast tagasi hoida, et poes mitte inimestele öelda, et kuule, kas tead, et Jeesus armastab sind ja rääkisin omal sõbrannale ka, kes ei ole kristlane, et ütles, kas on päris crazy omadega. Et see ei ole üldse nagu minulik ja nüüd ka nagu edasi, et ma olen nagu nii palju hakanud inimestele lihtsalt rääkima Jumalast, sest ma ei saa lihtsalt, see on nagu nii, ma pean ütlema neile ju, ma ei saa nagu, et see püha vaimuga täidetud saamine oli ka nii äge ja nii siuke, et ma ei ole elu sees siukest asja nagu tundnud, aga ühesõnaga, kui sinna asemel ei tule püha vaimu, siis piiblis on ju see koht ka, kus siis see kuri vaim võtab kaasa 7 hullemat ja siis on see olukord hullem, kui see ennem oli. et need asjad nagu üritavad tagasi tulla, aga need asjad, millest ma olen vabaks saanud, kõikidega on olnud see koht, kus nad on üritanud, tuleb see olukord nagu see oleks tagasi. Ja see nagu, me kuulasime naiste kodukaga ühte teenistust ka, või jutlust, kus räägiti sellest, seal nimetati neid strongholdideks, ehk siis need on need olukorrad, et sa oled vabaks saanud. Üldiselt, kui sinu sees on kuri vaim, siis ta ei taha, et keegi teaks, et ta seal on. Ta ju tahab seal olla ja ei ole nagu filmides, et keegi on mingi seestunud ja ma ei tea, et kõik mingi laamendavad ringi ja nii edasi, vaid et ta tekitabki vaimse tervise probleeme ja sõltuvusi ja kõiki siukseid asju, et ta ei taha, et keegi teaks, et ta on seal. Aga kui sa oled vabaks saanud ja see üritab tagasi tulla, siis see koht seal jutluses seletas seda lihtsalt nii lihtsalt ja hästi, et kui see kuri vaim on su sees, siis ta ei taha, et sa teaksid, et ta on seal. Aga kui ta üritab tagasi tulla, siis ta üritab tulla selle jutuga, et ta on tagasi ja ta on sinu sees. Et üldiselt ta ei ütleks seda, aga kui ta üritab tagasi tulla, siis ta üritab öelda. Ja ma mäletan, nüüd mul on ju aasta aega möödas, kui ma sain ärevushäirest vabaks ja siis, kui mul umbes aasta oligi möödas, siis olin kodus ja mul oli siuke tunne, et mul tuleb kohe paanikahoog. Ja ma mõtlesin, mis asja see on nagu, et mul ei olnud isegi ühtegi siukest olukorda, miks mul peaks paanikahoog tulema. Ma mõtlesin, mis värk on, et ma tean ju, et ma sain vabaks nagu ärevushäirest ja paanikahoogudest. Ja ma sain aru, et see on see koht, kus ma pean nüüd usus vastu seisma ja ütlema, et Jeesuse nimel ma olen vaba sellest. Ja see kadus nagu sekundiga ära. Nüüd hiljuti mul oli ka selle migreeniga, ma olin lapsega, olingi nagu siukselt ka vaimses siukses asutuses, kus toimub rohkem vaimseid asju. Me olime vaimse tervise keskuses haiglas uuringutel lapsega. Ja mul tekkis peavalu ja ma sain aru, et see on nagu migreeni peavalu. Võtsin valuvaigistit, mitte midagi ei aidanud, aina nagu keris edasi. Ja ma jälle mõtlesin, et mis värk see on, et ma ju tean, et ma sain koos ATH-ga, ma sain migreenist ka vabaks, et mul ei ole enam migreeni. Ja üritasin seal inimlikult igast asju, et ja nüüd mul ongi nagu migreen ja hakkasingi mõtlema. Ja siis ma sain aru, ei, see on see koht, kus ma pean vastu seisma ja ütlema, et Jeesuse nimel mul ei ole migreeni. Et ma tean, et ma sain sellest vabaks ja samamoodi sekundiga see kadus ära. Üldiselt migreeni ei kao sulle sekundiga ära, et see võib-olla vaibub natuke. Aga lihtsalt see on see koht, kus need vaimsed asjad nagu üritavad tagasi tulla ja teada nagu, et sa pead lihtsalt teadma, et sa saad nendele vastu seista. Võt. Ma rohkem ei oska midagi öelda. Amen. Kas polnud ägev? Said sa julgustatud? Said. Ja see on see, mis Jumal teeb. Kui me neid asju ei räägi, kui need asjad ei sünni koguduse keskel, siis on kuiv kogudus. Tuli üks aamen ka salaja. Kui need asjad koguduse keskel ei sünni, siis on kuiv kogudus. Kui imed ja tunnustähed ei sünni, sest me näeme seda, et Jeesus ütles, mina olen iga päev teie juures, ajastu lõpuni. Ja mida see tähendab siis? On ikkagi see sama, et Jumal teeb vägevaid asju.
et Jumal on meie koguduse keskel, et ta on tegutsemas. Ja ta teeb vägevaid, ta teeb lihtsalt ülisuurelt. Ja see on see, mida me saame tegutseda. Ma olen jaganud see mitte vastuvõtmine, mul meenus see, ma ühe korra jagasin teile ka siin. Ma ei mäleta, mis see oli. See oli peavalu vist mul hakkas, ei ole, midagi muud. Või mingi valu hakkas kuskil tulema. Ja Maarjan, mingi valu hakkab tulema, mingi valu, Maarjan. Mis asi? See oli, ma käisin toas ringi muudki. Jeesuse nimel kao ära see valu, Jeesuse nimel. Maarjan, kuule, mida sa nagu enam-vähem, mida sa jamad seal? See valu ei olegi tulnud sulle, see tahab tulla, sa ära võta vastu. Okei, Jeesuse nimel ma ei võta vastu. Kadunud. Täiesti, päriselt. Täitsa muu asi, sellepärast, et see ei olnudki osa minust. Ma lihtsalt ütlen, ma ei võta vastu ja kadunud. Mis veel, Maarja? Te siin näete, Liis konsulteeris Aariga ja nii edasi. Okei, tegelikult lihtsalt me näeme seda, kuidas Jumala vaim kasutab. Võib-olla sa mõtled, ma tahan sinna naiste kodugruppi minna, siuksed asjad sünnivad. Aga teate, Jumal saab neid asju teha sinu kodugrupis ka. Jumal saab kasutada sind ka seal, kus sina toimetad. Kui me oleme alistunud Jumalale. See on vägev. See on vägev. Ja see on see, mis Jeesus teeb ja see on vägev. Ma ei lähe jutusega edasi, ma ütlen, mis Jumal pani südamele, millest rääkida. Aga ma ei jutlusta. Igaks juhuks. Ma olin hommikul ja nagu võtsin oma aega, Jumalale aega, kohvitan Jumalaga ikka ja siis Jumal ütleb, räägi alistumisest. Ma olen, mis asja alistumisest? Räägi alistumisest. Ja ta ütles väga huvitava kirja kohe mulle. Ta ütles, ma üks vaatan, kas see oli see, Markuse evangeelium. Ja 9. peatükk. Ta ütles, Markus 9. peatükk. Ja ma ütlen teile, mis seal kirjas on. Lühidalt. Ja see on oluline vaadata terviklikult. Ma loen alapealkirjad. Jeesust kirgastatakse. Jumala vaim tuleb Jeesuse peale. Jeesus tervendab langetabise poisi. Langetabine poiss, ehk siis tegemist on demonliku asjaga. Miks see välja ei lähe? Miks see välja ei lähe? Demonlik värk. Jeesus kuulutab teist korda ette oma surma ülestõusmist. Kes on suurim, see vaidlus. Kes ei ole vastu, on poolt. Paastumise, patustamise ohtlikkusest. Ja kui tegelikult me hakkame lugema seda, ja siis sa mõtled selle Liisi loole, või sa mõtled, mis kontekst on, siis sa saad aru, iga asi on oluline. Kes on Jeesus? Jeesuse kirgastamine, vaimu väljaajamine, ülestõusmisest, patustamisest ja kes ei ole vastu, on poolt. Ja kes on suurim, kes siis on suurim. Kõik see räägib kokku sellest. Ma võtan lühidalt praegu. Kõik see räägib kokku sellest. Aga kuidas see nagu alistumisega seotud on? Ma mõtlesin, Jumal, kuidas see alistumisega kokku on? Natuke nagu segane. Aga kes on suurim, juba seal räägib alistumisest? See alapealkiri. See on see sees, see tähendab seda, et kogu selle süsteemi sees peab olema alistumine. Jumalale alistumine, et minna tema jalga ette. Liis rääkis, tänu Jumalale, et ma olin põlvedel. Oleks ma püsti olnud, on ju, mille sa ei tea, kus kukub. Mina olen siin samas aasta tagasi palvetasime naisterahva eest, kes ta ütles, sai püha vaimuga puudutatud, kukkus maha ja sabakondi peale. Sabakont on täitsa valus. Aga tänu Jumala, kui Jumal juhib neid asju. Aga alistumine. Ja kõik need asjad käivad seal. Jumal on hea. Amen. Ja kui me alistume, siis ta teeb vägevaid asju. Ja saatan tuleb kiusama. Ja meie kogudus on veel on neid kohti nii-öelda manifesteerumisi. Iga asi omal ajal. Aitäh sulle, Liis, jagamast. See julgustab kogudust. See ehitab üles kogudust. Ma mäletan, kui Lauri ristisime ära. See oli novembrikuus, -3 kraadi oli õues. Ja Lauri ütleb, ta ütles mulle seda, kõik olid juba autosse läinud. Mulle tundub, et ma näen selgemini. Midagi juhtus.
Jumal võtab midagi ära ja teeb, erinevatel viisidel teeb. Ja kui me räägime sellest vaimsest maailmast, siis teemonid võivad minna kisendades välja, vappudes, rappudes. Siin samas Jeesus teeb terveks langedapise poisi, see viskab kohe Jeesuse ette. Jeesus ei ütle talle midagi veel. Ta kohtub Jeesusega, aga mitte tegelikult poiss ei kohtu Jeesusega, vaid teemon. Mis iganes moodi. Mõni kiljub, mõned ei juhtu midagi. Mõned on vaikuses. Aga vaadake, enne me laulsime seda. Jeesus on nimi. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Mitte keegi ei saa võitu temast. Mitte midagi pole üle. Jeesus ütleb, ma olen ajastu lõpuni teie juures. Kõik need asjad. Temal on meelevald. Ja tema nime on meelevald. Mulle meeldib ka niisama mõnikord Jeesuse nime hüüda, sest ma tean, et seal on meelevald. Seal on vägev. Jeesuse juures on hea. Amen. Aga me läheme ülistame. Meie teenistus ei ole veel päris läbi. Aga peagi. Me teeme paar ülistuslugu. Me kiidame Jumalat selle eest, mis me kuulsime. Pärast teenistuse lõppu absoluutselt eestpalve, vabalt, tere tulemast. Kui sina tunned, ma ütlen ära kohe, üks asi on see, et kui sa tunned, et mõnikord sina ei ole sina ise, siis ma tean, et paljudes kohtades seda ei öelda. Mina ütlen ära, siis sa ei olegi sina ise. Aga kes siis on, kui sina ei ole sina ise? Selles hetkes. Ja need ei ole kohad, kus peab piinlikkust tundma, vaid need on need kohad, kui sina oled Jeesuse laps, siis sa võid saada, siis sul võib olla vabadus. Ja see on päriselt. Kui sina oled Jeesuse oma ellu võtnud, siis seal võib olla vabadus nendes asjades. Sa ei pea käima nende asjadega koos. Ja mõnikord juhtub midagi, mõnikord ei juhtu midagi. Aga me ei pea hakkama selgitama. Sest vaadake, mõnikord me ei lähe tänavale inimeste juurde palvetama, sellepärast äkki nad ei saa terveks. Aga isegi kui sa palvetad ja ta ei saa terveks, sa ei saa võtta seda isiklikult. Teate miks? Sellepärast, et kui ta saab terveks, siis sa võtad seda ka isiklikult. Aga see ei ole sinu isiklikult asi võtmine, sellepärast, et Jeesus teeb ta terveks, mitte sina. Ja see on mõlemad pidi, saate aru, jah? Kui keegi ei saa terveks või keegi ei saa vabaks, siis sa ei saa võtta isiklikult. Ja kui keegi saab vabaks, siis sa ei saa võtta isiklikult. Mõlemal korral sa ei saa võtta isiklikult, sest see on about God. Kõik lähtub Jeesusest. Ja? Ja see on mõnikord, mis meid takistab minemast paluma kellegile tervist, sellepärast, et me mõtleme, et siis olen mina midagi teinud. Ei. Ja vastupidi ka, kui keegi saab terveks, siis ei ole, vaadake, mis ma tegin. Au ja kiitus kuulub Jeesusele. Okei. Tõuseme ülistuseks. Issa, ma tänan sind, et me võime tõesti olla sinu ees ja paluda, et sa tuleksid ja juhiksid meid. Jeesus, tule sellesse paika. Tähendab, me teame jälle, et sa oled siin. Kui ma ütlen, Jeesus, tule siia, siis see ei ole see, et astu nüüd uksest sisse, vaid Jeesus on see, mida ma mõtlen, et saa vägevaks minu sees, saa vägevaks meie sees. Ja me täname sind Liisi eest. Issand, ja me täname sind, et sa oled juhtinud teda. Me täname selle naiste kodugrupi eest, me täname iga kodugrupi eest. Issand, me täname iga üksiku eest. Ja tänu sulle, et sina tood vabaduse. Sinus on vabadus. Jeesus. Jumala sõna ütleb seda, et sina oled suurim, ei ole ühtki nime üle sinu nime. Kiitus ja au sulle, Jeesus.
kiita ja ülistada sind, Jumal. Üks deklareerimislaul, ta on üpriski tempokas tegelikult, aga tahaks aeglasemalt teha. Teeme kiiremalt. Aga tõesti, deklareerime seda. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Sest rohkem kui võitja oleme. Rohkem kui võitja Jeesuses. Jumala rahvas, tõuseme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja Jeesuses oleme. Jumala rahvas, tõuseme. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Sest rohkem kui võitja oleme. Rohkem kui võitja Jeesuses. Sa valinud meid. Sa kutsunud meid. Kui tahad laula mind. Sa varustad mind. Ja me teenime vaid siin. Jumala rahvas, tõuseme. Sest rohkem kui võitja oleme Jeesusega koos. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Ei elu, ei surm, ei väed ega võimud saa lammutada meid. Ei kõrgus, ei sügavus, ei miski muu saa lammutada meid. Ei elu, seda ütleb Piibel. Ei elu, ei surm, ei saatan, ei väed ega võimud saa lammutada meid. Ei kõrgus, ei sügavus, ei miski muu saa lammutada meid. Jumala rahvas, tõuseme rohkem kui võitja oleme. Sest rohkem kui võitja oleme. Rohkem kui võitja Jeesuses. Sa valinud meid. Sa kutsunud mind. Ja sa varustad meid. Ja me teenime vaid siin. Isa, ma tänan sind selle eest, mida sina teed. Ja ma tänan selle vabaduse eest, mis sina annad meile. Iga päev, iga hetk. Me ei pea ootama seda õiget päeva.
mul on nii mõnigi öelnud, et kui ma küsin, kas sa tahad oma elu alistada Jeesusele? Mitte veel. Millal? Üks päev. Aga teate, me ei tea, millal see üks päev on. Täna on päästepäev, ütleb Piibel. Täna on see päev, kui Jeesus koputab. Ütleb, tead, vali mind. Sest minus on vabadus, minus on elu. Kas siin saalis on kedagi, kes ei ole varem oma elu Jeesusele andnud ja tahab seda teha praegu? Või kui sa tunned, et sa oled, inglise keeles on backsliding, kui sa oled nagu, sa ei ole elanud oma elu Jeesusele. Sa oled selle otsuse teinud kunagi, aga sa oled tagasi kukkunud. Kui siin ruumis on kedagi, kes tahab anda oma elu Jeesusele või tahab uuesti taastada seda, siis palun anna oma käega märku. Ma tänan issand iga ühe eest, kes on selles paigas siin. Ja ma tänan sind, et me võime kasvatada oma suhet sinuga ja me võime olla võitjad. Jeesus, rohkem sind. Kasva meie sees, Jeesus. Kasva meie sees, Jeesus. Las su vaim juhib meid, issand. Las su vaim juhib meid. Las su vaim juhib. Issand, me tuleme eest palves ka sinu juurde. Me anname need salajased palved, mis seal laua peal on. Me anname kõik need salajased palved sinu hooleks. Sina näed, mis siin on kirjutatud ja sina tead kõike. Issand, ja ma palun sinu juhtimist ja tarkust üle nende. Ja ma kuulutan Jeesuse Kristuse võitu üle nende palvete. Jeesuse Kristuse võitu üle nende palvete. Issand, me täname sind meie koguduse liikmete eest, kes on eemale jäänud, oma sõprade ja teiste lähedaste eest, kes on jäänud kaugele sinust. Issand, me palume sind, kutsu neid tagasi, tiri nad tagasi kõige paremas mõttes. Et nad alistuksid sulle. Issand, ma palun, et meie võiksime alistuda sulle. Sinu sõna ütleb, kes tahab olla suurim, saagu teiste teenijaks. Issand, ma palun, et me võiksime olla teiste teenijad. Issand, õnnista ka meie palvepartner kogudust Otepää. Issand, me täname sind meie koguduse finantside eest ja isiklike finantside eest. Issand, õnnista igat ühte, kes on panemas, kes on annamas 10% oma kogudusele, issand. Õnnista neid inimesi, õnnista neid finantsi. Me teame, et sinu kasvatad neid asju. Issand, Jeesuse Kristuse nimel me kuulutame tervist. Me kuulutame tervist, täielikku paranemist üle füüsiliste haiguste ja üle vaimsete asjade. Kas on veel mingid konkreetsed palvesoove? Amen. Kas on veel mingi teist palvesoove?
issand, me palume Karla ja tema tädi sinu kätte, kes põeb vähki. Me täname sind, et seal on võit Jeesuse nimel ja seal perekonna liikmete seas tuleb üks usulaine. Ja ma tänan sind, et need, kes vaatavad Karla peale, et nad näevad muutusi. Jeesuse nimel, et neil tekib igatsus ja armastus sinu vastu. Amen. Üks palve tuleb veel. Üks eestpalve soovin veel, aga me teeme selle nii nagu sooviti. Aga me lõpetan teenistuse ära, ärge surutake välja, aga lihtsalt lõpetame teenistuse need, kes on vaatamas video vahendusel. Issand, ma tänan sind, et sina oled selles paigas ja õnnistad ja läkitad meid välja liikuma. Issand, õnnista meid ja hoia meid. Issand, lase oma pale paista meie peale ja ole meile armuline. Issand, tõsta oma pale meie üle ja anna meile oma rahu. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Halleluuja.